tere hommikust! Tere hommikust! Head uudised on need, et meie saime liikuma ja veel paremad uudised on see, et teine auto, kus on treileri peal meie... Ei ole võistlus, see ei ole võidusõiduauto. Matu sai ka liikuma. Enne veel, kui me jõuame nüüd siis kõikide muude seiklustega ringraja peale, hüppame tagasi neljapäeva õhtusse. Veteraan tuli rääkima noortele, tulen räägin ja siis pidin hakkama kaevama ajaloos üldse, et mitu korda ma olen mannergudel käinud ja nii edasi. Ja tuli välja, et mul on sünnipäev tulemas, juubel, 20. mannergu etapp, millel ma siis nüüd osalen laupäeval. Mis seisus auto on? Väga heas seisus. Auto sai valmis, mis kell on 9 või? Auto sai valmis 1,5 tundi tagasi ja ta sai piisavalt valmis, et tulla täna siia. Aga nüüd terve homne päev on veel aega ja loodetavasti ta saab homse päevaga nii valmis, et me saame minna rajale. See oleks nagu eesmärk. Rääkisime ladast, miks me sinna laupäeval üldse läheme. Jäi rääkimata, kellega me läheme. Läheme tegelikult täpselt sama seltskonnaga, kellega me sõidame Saksamaal võidu terve aasta. Pluss siis mul vend, kes see aasta kaasas ei käinud, aga eelmine aasta oli ka meeskonna osa. Nii et ainuke, kes puudu on Big Boys Marko, kes on juba lastega Hispaanias. Legendid kohal kõik. No nii, tehniline tehtud või? Tehniline tehtud. Puhas leht. Said mingi klepsu ka või? Oba! Jak Taberfest! Looking good! Looking good! Sul kets ka matchib või? Mul kõik. Outfit of the day is this. Ei, ma mõtlengi, et kas meil on siit praegu kohe midagi vaja. Kas me võime täringut panna peegli külge rõvedalt segama või? Nendega on see, et need lendavad sult rõvedalt ringi seal. Ei, aga paned... Aga kui hästi tihkelt panna, siis võid panna. Oleks ju äge tegelikult. Minu meelest peaks panema. No ma tehnilise jaoks võtsin ära, et lahtised asjad ei tohi autos olla. Hommikust. Tahaksid autot pesema või? No kurat, juhkse sitase pilliga ei saa minna võidu sõitma. Aga täna on ju wet track. See ei kesta. Alguses on vähemalt ilus. No, nii, what's the update? Võtame istmeid välja. Kiirem sõit. Kaaluvõit on kiirem sõit. Palju võitu tuleb? Kõik võidud tulevad ära. Lauris täpselt ühe inimese jagu. Ma arvan, umbes. See on nagu päris rasked. No nii, mis kell on? Palju. Kell on palju. Ühesõnaga liigutakse juba valmis starting grid'i. Robin on meie esimene driver, first stint. Kaheksaga kohal Piiroja kõige legendaarsemate labadega Citroeniga. Tere laupäeva! No tere! No kuidas esmane rajaga tuttumise ring oli? Tead, ma arvasin, et on libeda. Nii? Et vihma ei ole väga palju isegi. Ma arvan, et see kuivab ära siin. Nüüd põhisõidu on kuivab ära, ma arvan. Kuidas rehvid tunduvad selle vihmaga? Meil on need 38-eurosed suvekad seal all, nii et pulli hakkab saama. Aga meil on varuvariant olemas igaks juhuks, et meil on... Ootame veits isegi tegelikult, et vihm hakkaks sadama, sest et siis meil on nagu... Natuke niiske oli, aga ma arvan, et väga hea. Meil rehvid tundusid, et juba peavad liiga hästi. Juba liiga hästi Juba või? liiga hästi. Tere hommikust! Tere! Mida tarbime? Prepime ennast. Paned ennast valmis ikkagi. Tähtis võidusõit käimas, tähendab, valetan. See ei ole võidusõit. Ei ole. Mis see oli? Nii nad räägivad, et ei ole. Aga meie peas kõigil me sõidame iseendaga võidu. Kas märg rada tänane soosib kollast Citroeni?
muidugi soosib, pidurid ju kestavad ja meil on vihmarehvid ka olemas. Rain expected. Praegu pole peale? Praegu on meil see siuke semivihmakas, aga meil on nagu vett variant ka olemas. Peale lõunat pidi tulema hakkama. Siis läheb rehvi vahetuseks? Kindlasti läheb. Me ajame kõik tuhandikud ja sekundikud taga. Seal on siis legendaarne Kiia, mis mitte kunagi ei lagune ja 7 aasta garantiiga endiselt sõidab. 7 aastat garantiid, 2 aastat või 3 aastat, isegi 4 aastat on sõitnud, nii et 3 saab veel panna. Aga lugesime kokku, 13 mannergut on teinud see auto. 13 mannergut ja see on? 9. 10 on praegu. 1, 2, 3. See ei ole võidusõit. Sellepärast käime siin 50 korda, mõned on juba 52. See ei ole võidusõit, aga siis ju... No nii. Kõik selge? Kõik selge. No Saamer, mis esimese ringi strateegia on? Rünnata Minu või? Endurance'i kogemus näitab, et esimeses ringis võidetakse enamus sõite. Kui sa ikka jääd magama, siis on läinud, rong on läinud, tuulde ei saa, siin on pikad sirged. Tuleb suruda. Tuleb suruda, rünnata ikkagi. Tuleb rünnata, kindlasti. Seda klämbiga ka. Hannes, ma arvan, et ma saan sust mingi 3. kurviks mööda. Lähme, Risto. Ma näitasin sulle hommikul videos, kuidas tagasi tuleb. Davai. Ilus kombe ka, kurat. Soen või? Nagu sul kehal või? Või auto? Ei, auto vist, okei, mul ei ole näidikut, ma ei tea, aga nagu ühtegi vale tuld põlema ei läinud, nii et on hästi. 2-2 ette, 2-0 taha. Juba on. No nii, mis esmamulje siis on? Väga mõnus tegelikult. Ma olen endiselt autos väga positiivselt üllatunud. Ma arvan, et meil on väga konkurentsivõimeline auto. No näha oli. Näha oli. 2 korda sain 4-wheel drift. Aga muidu on väga mõnus. Rada nagu kuivab või? Ei kuiva, minu arust läks lõpuks libedamaks, aga see võis rehvi rõhkuda pärast ka olla. Ja peale maanteekurv põhjaga ei lähe, aga peaaegu. Ja peale maanteekurvi on siis, kui väljast uus asfalt ära lõpeb. Siis on pidur. Hakka sealt pihta. 3-4. Ainult 3-4. Kõige tähtsam on kiiver. See kiiver on olnud rajal koos Max Verstappeniga. No esmane emotsioon. Raju. Räigelt kets. Nii, näita palju ringe sõidetud on? 62. Ja praegu selle esimesel kohal, mis ei tähenda siin midagi, on 66. Mis meil tublid ringiajad on? Tarvitš 39-7. Mul oli mingi 41-2 äkki. Seal võib olla üle, et mootor on nii pasane lihtsalt. Pärisid ilgudest? Ilgud üle, et nii No üle maksi, no kurat, meil on siin lõpuni kindlad. Võid vähe kulutada õli isegi, Sander. Niimoodi tehakse kõige kiiremad juhivahetused. Vihmaga on täiesti ulme. Viskab saba ette ja peab olema valmis, et kuradi ikkagi tegeleme driftimisega. Kui raja peal on toimunud mõni õnnetus või mingisugune muu probleem, mille pärast siis ei saa võistlusega või tähendab mõõduvõtuga jätkata, siis lehvivad, või noh, nüüd on digitaalselt siis 60 kilomeetri tunnise kiiruse lippu. Sisuliselt tähendab sellist kollast lippu, virtual safety car võiks isegi öelda nagu F1 maailmas. Ehk siis kõik säilitavad 60 kilomeetrit tunnis ja nii kaua siis kruisime siin, kuni tee puhtaks saab.
mina ei tea, ma arvan, et see on päris hea. Anna peale. Mis olukord siin meestel on? Klotsi küll veel, siin ei ole midagi, ei hakka midagi vahetama. Mingit vahet ei ole, kus sõidad, sama aeg ma arvan. Ringi aeg sama, kutsi seest ja väljast. Pidurdab igal juhul. Ma ei näe ühtegi probleemi, mina ei näe siin. No võt. Eks ta lihtsalt hakkab tüütama ühte asja teha kaua. No nii, mis plaan on? Vampiirojale kotti. Mis tiimi boss ütleb? Mina, ma ei ole boss, Paul on boss. Kas vampiirojale kotti on hea plaan? Ma arvan, et me täna enam ei saa, ilma pärast hommikul oli kuivem. Meil nüüd enam seda aega kahjuks kätte ei saa, aga lootus oli. Kõik on sinu teha. Sina oled meie mängumuutja. Ainult sinust. Olen kiirus. Ainult sinust sõltub meie võidu tulemus. Kas nüüd on autos hästi soe ja ei saa jahemaks panna või? Kitsin matu kuumaks. Sa saad veidi ka kinni keerata, väga palun. Kõvasti. Meil on pool mannergute mõõduvõtust sõidetud, mis on äge olnud, et kui see on masinavärgi nii-öelda tiimile või meile Ristoga 3. mannerg, siis me oleme saanud sõita talvel. Me oleme saanud ideaalse siukse kuiva 16 kraadiga sõita ja täna ka vihmaga ja see Hyundai Getz, see on nii üllatav auto, sellega on nii tore sõita. Mingid suuri seikluseid ei ole olnud. Meie kaasvõistlustiimil, kellega me boksi jagame, samamoodi ladaga kõik tipp-top ja üldine asi on see, et kuna me ei jälgi siin üldse mingisugust keskmise aega või midagi, vaid igaüks sõidab täpselt sedasi nagu tahab, siis jah, võistluste tulemuste koha pealt me oleme praegu vist, ma ei tea, 24 tiimist 20. Ladamehed sõidavad üliühtlaselt ja vist äkki on, ma ei tea, 8. Me teeme rõõm. Kuna me sõidame Hyundai'ga, teil muidu on siuke Kia-värk rohkem, siis Hyundai mängukaardid. Saate siin igavust peletada? Ja siis on pakkuda kas Shelli või Vego nokamüts. Shell. Hästi. Kas töökiusu pärast kaevata saab või? Jah. Hyundai omad meile. Ja see oli kius, see on puhas kius. See on vihje, et meil ei ole Kia mängukaart. Vaata. Kumb viiking? Üheteistkümnes või? Wow! Mis on teie eduka hetkelise tulemuse saladus? Kaspar Orosmäe. Tere! Me teeme kinnitusi. Kuna meil on see Hyundai on sõita, nii, siis 2 pakki Hyundai mängukaarte. No nii, mis kommentaar on tänasest päevast? Päris lõbus, ma pole siukse raja peal sõitnud veel varem. Kas mõtled nagu märja peal või? Nagu märja ja reaalselt nagu ma läksin tutika vihmarehviga peale, see oli libe ja ma 3 ringiga tegin niimoodi kakatriibi pükstud samal, et ma tükk aega julgenud sõita, võtsin hoogu üles ja edest, aga no ei enam-vähem, lõpus oli okei. Võitnud nokamütsi. Oi, aitäh. Mis koht tuli? Pane päev. Hei, sõksime. Mannergu eripära on see, et kui sa mingisuguse fopaaga hakkama saad raja peal, teed spinni või sõidad kullaste liputalale mööda, siis saad musta lipu, aga su sõit ei ole läbi, vaid sa pead lihtsalt karistuse kandma ära. Mis see on? Ma ei tea kunagi. Mis karistus on? Karistus või? Nad peavad selgitama, miks nad siuksed peletisega tulid siia. Juba on pime. On pime, aga põhjavalgust on nüüd lõpuks näha. Ja nüüd saab lisatulesid kasutada. Nii, kus me oleme siis? Praegu me oleme Vihuri boksis. Siin me veedame suvel enamus oma ajast erinevate mootorratastega võidusõites, treenides, testides, lastega, lasteta, kiirete aeglaste mootorratastega ja jah, Marko käib siin iga päev, mina käin ainult siis, kui võidusõitmas või testis. Jah, selline Pärnu baas. Pärnu baas. Nii, mis siin tabelis on?
meil on sõita jäänud 2 tundi ja kuna eesmärk on sõita kõige stabiilsemat aega ja selles me oleme olnud traagilised, siis me oleme võtnud nüüd eesmärgiks viimase 2 tunniga anda endast parim, et enda traagilist tulemust veidi parandada. Nüüd, mis me selleks teeme, on see, et me võtame kogu sõidetud aja, mis on praegu umbes 6 tundi ja 15 minutit. Selle ajaga me oleme sõitnud umbes 190 ringi. Me vaatame, mis meil tuleb keskmine ringiaeg. Keskmine ringiaeg tuleb üsna madal, sellepärast et meil on lisaks ringidele ka tegelikult tankimispeatused, juhivahetused ja muu mudru. Seega meie keskmiseks ringiajaks hetkel tuleb umbes 2 minutit. See on suhteliselt siuke laadna ring. Seega 2 viimast poissi Robin ja Raiko lähevad nüüd kruiisima ja viimane tulemuste tabel tuli siis 6 tundi pealt, nüüd viimased 2 tundi meile rohkem siis tulemusi näidata, et 2 tunni pärast saame teada, kas meie teooria töötas. Muidu oli väga hea nähtavus, oli natuke keeruline, raskendatud, tuled peeglis, vihm üleval, natuke udune, vajas keskendumist, tagasirgel ikka ma panin mitu korda pidurdus hetke natuke mööda. Vahepeal liiga vara, vahepeal liiga hilja. Kas sellist ühtlast aega oli lihtne sõita? Tead oli, sellepärast, et ei on nii palju painutamist, et ma sõitsin lihtsalt tegelikult suht rahulikult, et 3. käik ei pidanud isegi nii palju väntsutama seda autot. Ma tegin mingi päris tugeva pidurduse, pumpasin nagu tugeva. Angaaris oli täpselt sama teema. Ja siis viskas põlema. Angaaris oli sama teema, aga see on korras. Aga mingit häda küll ei tundnud, kõik on väga hea. Mis üleüldiselt, kuidas on selle masinaga siin nüüd päevotsi sõitnud? Selle masina täitsa mõnus, ütleme siukse ilmaga väga okei aparaat. Et pole liiga kiire, et hirm tekiks. Täitsa mõnus. Saab ühtlaselt sõita, mis on ka eesmärk siin? Absoluutselt, selleks me ju siia tulimegi, ühtlaselt sõitma. Nii, kuidas tehniline osakond autot hindab hetkel? On pidanud tegema ainult korralist hooldust, mingit remonti teha ei ole tulnud. 52 minutit on veel jäänud. Ühe korra ma see aasta olen maailmameistri tiitli viimase 27 minutiga kaotanud, nii et loodan, et teist korda ei tule. Aga õnneks ladal on selline lamp kaasas. Küll lisavarustus, aga meil on see õnneks olemas. Sellega saab kontrollida vedelike kapotti. Tehtud, 50 korda, koos mannergutega 52, ebareaalne. Edukas. No ma tahtsin sult küsida, et kas oli edukas? Oli, no vaata. No siin ta on. So, how do you feel? Kõige pullim oli see, et isegi nii palju karmima ilmaga sai sama tempoga tegelikult sõita, sellepärast, et teise stindi ajal ma õppisin seda autot palju rohkem tundma. Ma sain aru ka sellest, kuidas ja kus vähe paremini pidurdada, sest esimene kord oli et alustasin siukse ilmavihmata, sest tuli vihm peale. Ja Maitu! Reits! Oota neid, pane nüüd. Neid tulesid oli näha. Selle täna, kes oleks suutnud aja lõhki sõita, sellele oleks võinud pigem anda treene. Ja see tegelikult number 38, Ego Motorsport. Kurve ka. Taktika töötas. No kurat. Medal, tässä on minulle midali nyt. On jo. Kõva sõna ikka näist. On. Sa ei tulnud, et sa ei tehtud. No näita. Annesi oleks seda üles tõmmata, see oleks tegemata ja minu pärast aga see kordagi, et kahtlustki ei tulnud, et see on hea valik, auto valik. Kõva ikka. No peaks teiste pärast natuke kiiremaks tegema, et me segaks vähem lihtsalt. Selles mõttes me teame, kuidas võita. Aga lihtsalt, et teistel kergem oleks, peaks me veidi kiiremini sõita. Tulge siia nüüd. Tulge siia. Kõige tähtsam asi.
auga välja teenitud. löö karikaga kokku praegu. Kõll. Oi. See on 2024. aasta jook. Tuleb läbi juba. Õudselt hea. Auhinda ei saanud, aga neid toredaid emotsioone ei saa meid keegi ära võtta. auhind on see, et Matu jõudis finišisse. Jah, ja pakkus ikkagi väga positiivseid emotsioone. Jah, ja pealegi võit jäi meie boksi. Teine koht. No, karika võit jäi meie boksi. Näpet. Nibin. Tehtud, Paugu Vill. Korras. Nüüd saab koju minna. Ja kuidas sulle tundub, kas tegelikult oli Matu karikat väärt? No tegelikult oli küll jah, aga noh, minul kriibib see, et 1.39 jäi saavutamata. Oot, aga kas sa Piirojas said või Vampiiroja tiimis said mööda või? Jäi puudu vist või? Sekki jäi Pool puudu. sekki oli maeglasem. Aga sa said ju 39 kätte esimese stindiga, teise stindiga. Jah. Ja ühesõnaga eesmärk ei täitmata, isiklik eesmärk. Vihm tuli peale. Tiimi eesmärgi me lõime ringil 172 vist või? Siis me hakkasime nagu mannerguid sõitma. Enne seda me üritasime lihtsalt Vampiiriost paremat aega teha. nüüd kokkuvõttes ikkagi tore päev. Aga nagu Matu kiiruse mõttes on top kolmandikus. Nagu 7. koht 23-st. Tegu ei ole aeglase pilliga. No. Vaatame kõike euro eest saab. Ja sellega me ka lõpetame.